Tere! Mina Toomas ja tahan täna näidata teile ühte tiigersaagi ja terasid, millega on lõbus toimetada. See saag on Boschi GSA 18 VLIC, põhimõtteliselt selline kompaktne väiksem tiigersaag, töötab 18 voldiste akudega. Ja mis tema juures siis vahvat on? Vahv on see, et ta on väga hästi tasakaalus. Kui tal on aku taga, siis on temaga mugav ühe käega toimetada. Teine asi on see, et tal on väga väike vibratsioon. Ma ei saa teile seda efektiivselt siin demonstreerida, aga varsti ma hakkan lõikama. Hääl on ilus. Vähe väriseb. Tore. Päästik, lukku, lahti, nagu ikka, ja saag. Aga nüüd terad. Boschi Progressor for Wood, kõige puiduteram puidutera. Sellega on hea lõigata nii kuiva ehitusmaterjali kui ka näiteks puuoksi, sest et hambad on õige tihedusega ja mõnusalt väljapoole pinnitud niimoodi, et ta teeb endale laheda lõiketee ja ei kiilu kergelt kinni isegi, kui ühe käega töötad. Saadaval suures karbis, ühekaupa. Pikkus on sellel lehel, kasulik pikkus siis on 200 millimeetrit. Tore saag. Siis metallitöö juurde. Siin on selline hästi karuse hambaga saeleht. See on nüüd Endurance for Heavy Metal. See on karbiidhambaga ja on mõeldud siis hästi rasketes tingimustes kaua vastu pidama, kõvasti tööd tegema. 150 millimeetrit töömaa, selline tumesinine, natuke laiem leht, mis aitab hästi nagu otsest lõikust hoida. Ja nii ongi. Ja järgmine metallileht on nüüd sellise peene hambaga, et micro-edge geometry, mis tähendab siis seda, et tal ei ole küll karbiidhammas, aga kui nüüd lähedalt vaadata, siis tegelikult tal on nagu natuke lintsa ja hambumus, et 2 hammast lähestikku, siis väike vahe, 2 hammast lähestikku, siis väike vahe. Et see on hästi tõhus ja vastupidav leht ja mõttekas siis kasutada, kui tahate puhtamat lõiget, täpsemat lõiget, rohkem kontrolli. Et just ilma vibrata tiigersaagide sees on sellest eriti palju kasu. Siis üks vahva saeleht on siis puidu ja metalli lõikamiseks, klassikaliselt valge ja punasega. Aga ka sellele on karbiidhammas, mis tähendab seda, et kui nüüd see tera saab naela, kruvi, mingit muud ebasoovitavat asja puidu sees, siis ta ei pillu hambaid maha, ta ei lähe katki, sellega saab kõvasti tööd teha, näiteks lammutada euroaluseid, mis iganes, kus sul võib muu materjal sees olla, sisse sattunud olla. Et kihvt leht. Mis veel mainida korra tagasi selle puidu lehe juurde, on see, et sellised tiigersae lehed, millel on otsas esimene hammas, on selline konks. Nende lehtedega on võimalik teha ka uputuslõiget, mis tähendab seda, et sa saad materjali keskelt lõikamist alustada, et sa ei pea servast alustama, vaid sa saad ka rahulikult materjali keskelt sisse minna, mis on kasulik siis, kui sa tahad teha näiteks kuskile mingisugust auku. Tegin ventilatsiooni väljatõmbe avapööningu otsale ise. Väga mugav, oleks pidanud tunduvalt rohkem lammutama, kui ei oleks olnud seda lehte. Vaatame, kuidas need töötavad. Pull asi veel. Tiigersaagidele enamasti, nagu ka sellele, annab saelehe külge panna teistpidi,
et vajadusel saad lõigata hoopiski altpoolt ülespoole, kui peaks niisugune vajadus olema. Praegu ma panen ta tavaliselt külge. Prillid on, aku on tööriista taga, lõikame. Lõigatud. Noh, pole Tistleri lõige, aga konstruktsioonimaterjalile ideaalne. Päris nobedalt tuli läbi sellest 5. prussist. Nii on.